tullakse ka vähem inimesi. Selge. Kas keegi tahab veel küsida? Aitäh, Liive, edu hääletusel! Nii, ma arvan, et Rannu teine ka. Saatsin? Jaa. Ma jagasin lõpsin. Jaa, ma enne seda lahti. Ja siin ta ongi. Siin on sama lugu, mis enne oli, et sa saad niimoodi teda näidata. Vaata, niimoodi. Sest ma ei saa teda nii. Ma ei saa teda nagu alla. Teeme seal vaata teenistust midagi. Muule peale vaata seal on parem. Jaa. Aga palun. Tere, mina olen Teele, minu kõrval on Teele, ma kohe hakkasin Teelet tutvustama. Mina olen Maret Rannu Pere noortekeskuse juhataja, noorsootöötaja ja esindan siis Rannu noori. Ja mina olen Teele Kosk ja mina esindan Rannu külade seltsi. Ja meie idee oli Rannu külaplatsile madalseiklusraja ja võrkpalliplatsi ehitamine. Rannu külaplats on kogukonna toel saanud viimastel aastatel sellise värske hingamise. Sinna on ehitatud liiderprojekti raames varjualune, väike välijõusaal, nagu enne juttu oli, siis igas külas on, meil on ka välijõusaal. Aga tahaks tuua sinna külaplatsile, kus on veel palju vaba ruumi, madalseiklusraja noortele ronnimiseks, sest meie noored harrastavad natuke teistsugust ronnimiseks. Tule natukene ära. Et ma pean ütlema, et filmivõtete käigus ei saanud ükski noor viga ja ükski objekt ei saanud samuti viga. Aga selles mõttes, et need on lavastatud, te saate sellest aru, eks ju. Aga see on tegelikult reaalne olukord. Nende müüride peal ronitakse kogu aeg. Ja madalseiklusrada lahendaks selle probleemi külaplatsil, kus siis oleks ruumi ürituste kõrval, kui vanemad vaatavad üritusi, on lastel võimalusi, isadel võimalusi ronida. Ja lisaks oli meil mõte võrkpalliplatsi toomine külaplatsile, mis siis kaasaks sinna ka noored mehed. Neid on meil Rannus päris palju. Seda on väga raske muidu välja tuua. Kogukonna juurde just tuua, et tegelikult on hästi oluline, et tegevused külaplatsil oleks võimalikult erinevatele sihtrühmadele. Kui meil on välijõusaal juba, mida kasutatakse, meil on esinemise koht, mida kasutatakse, siis seal samas rannaalal üks võrkpalliplats oleks väga tore täiendus ja madalseiklusrada siis nendele vanematele, kelle lapsed on natukene aktiivsemad ja püsimatumad, et võimaldada neile erinevaid tegevusi. Ja sihtrühmaks on siis meie kogukond, meie sõpruskond, meie perekonnad, noored emad, isad oma lastega, Rannu lasteaed külaplatsi kõrval, kellel on samuti õues liikumiseks väga hea võimalus tulla sinna ronimisalale. Rannu kool, kus on auses võrkpall ja oleks võimalus ka välitreeninguteks. Peab ütlema, et Rannus on võrkpalliplats, aga ta on õnnetult puudevarjus ja hästi tihedalt rohtu täis kasvab pidevalt. Õpilasmalevaga suvel puhastasime seda, õpilasmalev toimus augusti alguses ja praeguseks on meie töö ja vaev nähtamatu.